Ma olen lapsest saati tahtnud seda teha. Et on siuke vaese meie mees, et mul pole raha, et sõita Moskvasse ja võtta sviit Kremli kõrvale, et viisnurk punane mulle aknasse paistaks. Küll aga mul on 3 töökohta, et kinni maksta komedi tegemine, et saaks seda viisnurga all teha. Valikud elus. Avastasin hiljuti, et ma olen ainus eestlane, kes ei teinud peale Teneti võtetel käimist ise endale IMDb kontot. Piinlik kohe. Sest ma ei teadnud, et saab. Ma nagu mõtlesin, et äkki nõka gramm kontrolli selle üle, kes ennast sinna kirja panevad. Ei. Nad on kõik seal. Mingi tüüp pani toorat, et olin kandvas stseenis 176. Ma juba näen, kuidas Quentin Tarantino guugeldab su numbrit. Mul on seda tüüpi vaja. Oleks ma teadnud Hateful Eighties, et mingi vend saab 176 alla, nagu see film oleks kõvasti pikem olnud. Teistpidi muidugi erinevalt paljudest teist ma sain seal Tenetis käimise eest raha, aga ma ei saanud filmi. Nii et selles suhtes nõka nagu ülelask. Eks. Samas ma nägin Christopher Nolanit, meie silmad kohtusid. Tema ei olnud midagi, mina olin see debiilik, kes rääkis, et me lõpetasime sama ülikooli. Mingi 30-aastase vahega, aga see polnud üldse point. Võib-olla sellepärast ma filmi ei saanudki. Sest et mul alguses loeti pikalt sõnad peale, et ei suhtle, ei vaata, mojo läheb paigast ära ja siis lasti mõmmi lavale. Christopher! Kutt oli jumala šokis, ta oli siuke, et ma teadsin, et Ida-Euroopa on imelik kohta, aga see vend ma ei... Aga see selles mõttes, ma nagu ei nuta, ma sain raha ja mis kõige ägedam, ma sain näha, kuidas eestlased räägivad venelastega vene keeles. Mitte, et ma seda varem pole näinud, aga mitte nii lähedalt. Sest tavaliselt on see argument, et miks ta meie keelt ei oska? See on sama nagu soomlastel, nagu, et nemad tulevad Tallinnasse ja räägivad soome keeles. Aga ta ei oska või? Teisel pool lahte. See oli äge olukord seal, kuna ma pole filmi näinud, siis ma ei oska seda kuidagi paremini seletada, kus seal on mingi stseen, kus rongid üksteist mööda sõidavad. Ma sain aru, see on väga kandav osa sellest filmist. Ja Christopher Nolan üks hetk avastas, et tal on kõige olulisem on see, et rongid mööduksid üksteisest sünkroonis. Ta kohe ütles mitu korda sõna sünkroon inglise keeles. Ja siis tuli mingi tüüp oranži vestiga Christopher Nolani juurde, kuulis, mis tal tahetakse, hakkas nutma ja läks vedurijuhtu otsima. Kuld. See oli tema päev. Sest tollel päeval oli ühe veduri roolis Juri ja teise veduri roolis oli Toolik. Eesti otsib superstaarina. Juri oli seda tööd teinud kauem, kui see Eesti poiss elus oli olnud. Ja Toolikul oli mingi teine nädal või otse koolist, kuigi ma ei ole kindel, kui sügav, ma eeldan, et mingid nuppe sa pead oskama vajutada. Ühesõnaga, Juri kuulas seda juttu, kuulas seda sõna sünkroon, mõlgutas pead, tagus toba samal ajal. Bellamor kanal alumise huulega. Toolik oli full paanikast, ta ei saanud üldse aru, mis toimub. Ja selles mõttes, et Juri näost oli näha, et sünkroonist räägib talle tema naine ka iga õhtu. Nad ei ole seda veel küll saavutanud, aga otsivad võimalusi. Ja Toolik läks vedurit just, et sünkroon ja tema koolid ei läinud kokku väga, selles mõttes, et see on ainus asi peale auto, mida naine tal kodus väljaspool juhtuda laseb. Ja see Eesti poiss on ka nagu, saad, millega pärast hakkas ta vene aktsendiga eesti keelt rääkima, ma ei tea, mis sellega oli nagu, saate aru, sünkroon. Juri oli siuke, saan. Toolik oli läinud, ta oli siuke, mis? Ma pean nüüd seda tegema hakkama veduri rollis. Ja ühesõnaga, lõpuks oli see, et Eesti poiss öeldes, nam nada, tuda süda, rääti. Samal ajal siin käega tehes. Meil on peale Jura ütles talle, et vперед и назад. Lõi toba nipsuga eemale, kõndis minema. Nii et ma ei tea, kuidas nad selle sünkrooni said, ma nagu poole päeva pealt läksin ära. Et loodan, et film tuli välja. Sõidan rohelise kaardiga, sest et ma olen kooliõpetaja rikas. Aitäh Tallinna linnatranspordi aktsiaseltsile ja minu maksud ole tasuta ühistranspordi eest. Ja kuna ma olen Mustamäel, siis ma olen avastanud, et Mustamäel on eraldi kategooria bussisõitjad, need on gangster vanaemad. Või täpsemalt öelda gangster baabuškad, aga see on siuke teita potato. Te olete, kes on Mustamäel käinud, on neid näinud. Nad on igas bussipeatuses.
ta on selline kohalik vaatamisväärsus. Natuke nagu kultuurimonument. Et mõlemas käes on vähemalt 8 kilekotti. Noh, kunagi ei tea, millel jälle külmale maale sõitma peab. Ja nad, alati kui nad bussi sisenevad, siis nad on nagu full tiltis, eks nad on kettas täiesti, need kotid käivad nagu Super Mario lõpubossil reis. Teile sa nagu ta pea eest ära saada, sa oled see Neo nagu hakkliha masina eest. Ja gangstervanemad meeldivad mulle väga palju selle pärast, et nad annavad mulle lootust Eestisse, sest teine kategooria inimesi, kes mulle Mustamäel meeldivad, on tiinekad, kes lähevad full närvi, kui ma raamatu välja võtan. Nad on füüsiliselt lööb välja selle pärast, et miks ta keerab seda lehekülge, miks ta nii ei tee, no miks ta... Aga neist ainult ägedamad on need tüübid, ja need on alati tüübid, kes tahavad suga raamatut kaasa lugeda. Sina ei taha, aga nemad tahavad. Nad on alati seal. Nad on ümber. Sinul, mitte postil. Mind on ükski naine kunagi nii lähedalt, mul on nii lähedal olnud. Ja need on alati need tüübid, kes on lihtsalt su kõrva juures. Ära kee.